olevate seaduste piirides, kui me tahame. Lihtsalt, et nagu riigi käes võib olla ka kolmandik sellest Hansapangast, aga kui riigi käes on kolmandik Hansapangast, siis ta üritab samamoodi sult seda maja käest ära võtta, kui kriis kätte tuleb. Et selle asemel võiks riik öelda, et inimese käest ei saa maja käest ära võtta, kui nagu siit kahjus on. Nagu, et riik, kes on omanik, käitub ka siis nagu omanik ja nagu me ei tea alati, kus me tahaksime öelda, et siis kui Hannes istub selles riigi omatud pangas ja ütleb, et mulle ei meeldi, siis riik ütleb talle täpselt samamoodi, et tõmba leebelt. Selle asemel võiks olla, et riik paneb paika seadus, et Hannesel ei saa öelda tõmba leebi. Aga riik mõlemad tegelikult on vaja. Eelistab suurpankasi praegu kõikides otsustes. Ei, aga selles mõttes ka, et see dividend jookseb ju, kui sa tahad dividendi võtta, see jookseb Eesti riigieelarvesse, mitte ta jookseb Eestist välja vaata. See, kui palju ettevõtte saab dividende endale maksta ja kõik need muud asjad, see sõltub sellest, et kui palju riik raha jätab. Et kui riik võtaks selle raha sealt ilusti nagu maksu näol välja, siis ei olekski nagu nii palju probleeme sellega, et see kasumlikkus on nii kõrge. Või et nagu, et kui me jätame siia igavese augu, et kuidas erinevaid mingid omakapitali trikke pidi siit nagu iga aasta 10 ja 100 miljonit maksuvabalt välja viia, me ei pea seda tegema. Selleks me ei pea siin tegema revolutsiooni ja me ei pea erastama ega natsionaliseerima. Me peame tegema lihtsalt normaalse seaduse, mis ei luba rahal jooksida. Sellepärast proua siin käiski, et te ütles, et see seadus ei muudaks. Rootsi proua võib igasuguseid asju öelda, aga see ei tähenda, et seda jätkuvalt ei võiks muuta, sest ma arvan, et ta ka rohkem ähvardab, kui ta tegelikult suudab. Aga jaa, põhimõtteliselt on nõus, et tegelikult peab mõlemad tegema. Selles mõttes, et sa pead saama kriidi ajal stimuleerida, aga sa pead samal ajal tegema ka sellise seaduse, et jaa, et sa isatöötajatele, ma ei leiagi viisakat sõna selle kohta, mida töötajatega praegu tehakse. Just nimelt. Kapital töötab igal pool nii sigaduslikult, kui tal seadused lubavad ja siis, kui ta on, ütleme, kodumaalt väljas, ehk et ta on Rootsi pank Eestis, ta tegutseb natukese rohkem, sest tal on maine kahju pärast väiksem mure. Aga märk on sõnal, et nii palju, kui seadus lubab. Ehk et kui seadus ei luba, siis nagu on kõike märki. Aga reaalselt, kes neid seadusi muudab, kui igal poliitikul on ka ju pangalaen? Kui seadust on midagi. Nordala näitas ju vahepeal kahe käega kõikide sõrmaga näitas seda ühte sõrma. Kõigile nendele seadustele, mis sul töötab. Tegelikult see õnnetu pangalaen ei ole piiraja. Ma ei ole kordagi mõelnud, et mul on mingisugused õnnetud õppelaenu intressid, et see kuidagi muudaks minu otsuseid poliitikas. Ausõna ei mõtle. Ja jälle tegelikult on nii pankad... ja ikkagi nagu, et sul on pere... Jälle pankade ja ettevõtetega on alati niimoodi, et nad jäävad tegelikult igas süsteemis ellu. Kui neil lubatakse mingit pidi äri teha, nad tahavad lihtsalt, et reeglid oleks selged. Ja on märgatavalt palju restriktiivsemate seadustega riike, kus need pangad ikka toimivad. Et selles mõttes ma olen nõus. Et riik peab panema paika seadused ja ütlema, et nüüd nii on. Keegi ei lähe selle peale ära. Aga mul on tunne, et meie lähme nüüd kuhugi kõrtsi veel. Kuule, lähme õlut jooma. Küsimus veel. Kommentaar ütlen selle, on kuulda või? Selle kollavestide juurde veel, et see ei nagu, et ma arvan, et seda on vist kõik oma lähedastele suguvõsas. Mida kuralit on seal Euroopas mässa? Milleks? Miks? Aga siin on nagu üks asi, mis ma olen tähele pannud, saab pärast kontrollida, et sellise orjandusliku kogemusega iseseisvalt rahvast nagu eestlased siin lähipiirkonnas ei ole, ma ei ole kaugemale vaatan. Soomlaste pärisorjuslik kogemus oli oluliselt teistsugune, lätlased on, jah, aga lätlased on omad probleemid, edut on midagi muud. Venelastel on kogu aeg olnud klassiühiskond ja poolakatest, mis ära võrrelda. See tähendab seda, et mis on kollavestide vastuseks nagu ütlen, et võib-olla see on isegi Hannese ja kõige keerulisem probleem. Sinu vastased ei ole isegi, vastased on nüüd suurkorporatsioonid ja kapital, aga see sinu raskuskoht on see, millest sinagi võib-olla räägid. Keegi ei saa just aru. Sa räägid ja nad ütlevad sellega. Miks mässad? Millega? Meile meeldivad käsud, me armastame. Mitte meid siin üleval korrusel, aga tervikuna. Miks me mässad? Me oleme kogu aeg olnud käsu täita. Ja selles mõttes on see teekond, mis sul on väga pikk, aga ma soovin sulle edu. Aitäh! Maret, tõmbame otsad kokku, et siis saate... Kas talurahva ülestõususest Liivi sõja ajal võiks rääkida? Et eestlased tegelikult on mässanud kogu oma ajaloo. Prantsuse revolutsiooniga võrreldes. Iva, ühesõnaga mäss on alanud, kütame kuuma. Et aitäh, et tulite ja üks tehniline kommentaar on, et see on üsna tihedalt viidatud nagu see raamat. Paberkandjal on neid viiteid nagu raske läbi lugeda, kontrollida. Ma riputan
kõik need viited üles ka mingisugusele, ma ei tea, blogisse või mingisugusele lehele. Et sealt klikid kõik need videod, kõik need dokumendid, e-kirjad, üks on nagu hullem kui teine, et saab ka nagu teha seda fact-check, siis fakte nagu üle kontrollida, et mis kuradi... Jah, plagaat, et ei tekiks seda vakra probleemi. Okei, aga aitäh teile ja siis saatke tagasisidet, kui olete lugenud. Miks on sama hetkel, mis vettel?